Vene rünnak satub Ukraina tellisseina vastu. Just nii peab Putin end tundma, kui tema sõdurid on kokku põrganud, kuna Venemaa rindejoon variseb Donetski kindlusevööndi ees. See suur kevadine pealetung, mille Putin oli planeerinud, pidi selle vöö maha murdma. Selle asemel variseb Vene pealetung kokku, kuna kindlusevöö peatab selle ja muudab territooriumi, mida Venemaa tahab vallutada, surmalõksuks. Putin ei näinud seda ette, kuid nüüd ennustavad Sõjauuringute Instituudi ehk ISV eksperdid Venemaa 2026. aasta plaanide täielikku läbikukkumist. Need plaanid olid lihtsad, võtta kindlusevöö 2026 aastal. Venemaa kogu kevadine pealetung põhineb kindlusevöö kokkuvarisemisel, teatab France 24. See rida tugevalt kaitstud linnu on võtmetähtsusega Donetski piirkonna vallutamiseks, mis omakorda viib Donbassi kokkuvarisemiseni. Donbassi loovutamist on Putin Ukrainalt nõudnud alates rahuläbirääkimiste algusest Ukraina ja Venemaa vahel. Mida Putin on alati tahtnud nii läänele kui ka Vene rahvale näidata, on see, et kindlusevöö on haavatav, Ukraina on kokkuvarisemise äärel ning nende linnade vöö langemisega saaks Venemaa enda kätte ka selle, mida endine USA mereväe aseadmiral Robert B. Murrick nimetab tõeliseks maanteeks igale armeele, kes soovib viia operatsioone sügavamale Ukrainasse ja kaugemalegi. Seega on see vaev Venemaa jaoks seda väärt. Vähemalt oli see Vene plaan, kuid kindlusevöö pole sugugi lihtne vastane, mida murda. 4 suure linna ja paljude väikeste asulate kogum, mis kulgeb põhjast lõunasse mööda H20 Konstantinivka Slovjanski maanteed. See vöönd on umbes 50 kilomeetrit ehk 31 miili pikk ja seal elas enne Putini sissetungi Ukrainasse üle 380 000 inimese. See annab aimu ülesande suurusest ja ulatusest, mis seisab Venemaa vägede ees, kuna neile on antud käsk kukutada see linnade vöönd 2026 aasta lõpuks. Kevadine pealetung pidi olema Venemaa hiilgava edu algus Ukrainas. Kindlasti on see kindlustevöö olnud Putini jaoks pinnuks, silmas juba enne, kui Venemaa alustas oma täiemahulist sissetungi. Alates vaenutegevuse algusest 2014 aastal, mis viis Krimmi ebaseadusliku annekteerimiseni ja põhjustas segadust Donbassis, on Ukraina kindlustevööndis oma kaitset tugevdanud. Üle 10 aasta kindlustamist tähendab ka seda, et Venemaa pole selle aja jooksul suutnud selles vööndis läbimurret saavutada. Aga Venemaa vajab seda vööndit. See on võtmetähtsusega viimase, umbes 30% Donetski piirkonna hõivamiseks, mis võimaldaks Putinil end asetada olukorda, kus ta saaks oma ilmselge sõjalise erioperatsiooni läbikukkumise mingiks edulooks keerata. Väljaspool Venemaad ei usuks seda keegi, aga Putini jaoks pole see oluline. Tal on kevadeks plaanid ja ta ei kavatse neist loobuda. Pole oluline, et Venemaa on juba üle 20 kuu võidelnud vaid selleks, et 2025 aasta lõpuks vallutada Tšassiv Jar, mis on tilluke asula kindlustevööndist väljaspool. Kuidagi arvas Venemaa juht, et tema väed suudavad pärast sellist kurnavat läbikukkumist äärealade asulates hävitada kindlustevööndi palju tugevamad kaitseliinid täielikult. Kõik, mida Venemaal selleks vaja oleks, on rohkem elavjõudu ja Putin on sellega taganud. Aga me näeme juba, et asjad ei lähe nii, nagu Putini nõrk plaan kindlustevöö jaoks ette nägi. 2026 aasta kevadrünnak on alanud kohutavalt. Kaotused kasvavad juba enne, kui Venemaa väed jõuavad vööndile lähedalegi. Vaid mõni päev pärast uue operatsiooni algust olid Venemaa kaotused juba umbes 10 000 hukkunud või haavatud sõduri juures, teatab National Interest. Venemaa kampaania kindlusvöö murdmiseks on samuti rekordiline, kuid kõige halvemas mõttes. 17. märtsil kaotas Venemaa ühe päevaga 1710 sõdurit, mis on seni suurim arv 2026 aastal. Paneme rõhku neile 2 viimasele sõnale – seni. Venemaa jaoks on palju hullem veel ees, sest Putini strateegia pole arenenud tema varasemast lähenemisest, kus ta saadab üha rohkem sõdureid kahurilihana Ukraina kaitse vastu. Need varajased kaotused olid juba märgid sellest, et kevadrünnak algas nii kohutavalt, et kindlustuste vöö murdmise eesmärk tundus väga kaugel olevat. Vene sõjablogijad ja propagandistid hakkavad juba Putini vastu pöörduma, nagu te avastate, kui jääte meiega. Aga just siin hakkavad asjad Putini ja tema kindlustuste vööplaanide jaoks muutuma tõsisest katastroofiliseks. Need kaotused oleksid vähemalt vastuvõetavad kellelegi nii kalgile ja taktikaliselt saamamatule nagu Putin, kui need oleksid kantud vastutasuks kindlustuste vööndi ääres saavutatud territoriaalsete edusammude eest, aga neid võite ei tule. Ja IS-tavla ekspert ning Ukraina sõjavaatleja Konstantin Maševets selgitab, mida me tegelikult kohapeal näeme. IS-tõvle teatab, et Maševets väidab, et Venemaa on Donetski kindlustusvööndi vastu suunatud pealetungis kasutanud oma 3. ühendrelvaarmee üksusi.
praegu võitlevad need sõdurid Ukraina vastu Sahhitna ja Krivaluka lähedal, mis mõlemad asuvad Slovjanski idaküljel, mis on kindlustusvööndi põhjatipus. Venemaal pole selles piirkonnas hästi läinud. Kuigi Putini vägedel õnnestus märtsi alguses teha mõningaid väiksemaid strateegilisi edusamme, on pealetung 29. märtsi seisuga peatunud, kuna Putini käsilastel pole ISW raportini eelnenud nädalal õnnestunud mingitki edasiliikumist saavutada. See tähendab, et alates 22. märtsist pole praktiliselt mingit tegelikku liikumist toimunud. Venemaa jaoks läheb asi veelgi hullemaks. Konstantinivka suunal, mida võite mäletada kui kindlusvöö teist otsa, on Venemaa paigutanud oma 3. armee korpuse ja 8. ühendrelvaarmee. Neil läheb veel halvemini kui 3. ühendrelvaarmeel. Kui 3. ühendrelvaarmee suutis vähemalt enne Ukraina tellisseina otsa jooksmist mingitki edu saavutada, siis jõud, mille Putin paigutas kindlusvöö lõunatippu, pole isegi seda suutnud. Nad liiguvad kuidagi isegi aeglasemalt kui 3. ühendrelvaarmee, mis jätab Putini üsna keerulisse olukorda. Plaani kohaselt pidi kindlusvööd ründama mõlemast otsast. See ei saa juhtuda, kui ühe otsa väed pole isegi jõudnud positsioonidele, kus Venemaa neid vajab. Venemaa üritab teha ainsat asja, mida ta oskab, et lahendada kindlusvöö probleem, millega ta praegu maadleb. Rohkem elavjõudu toob võidu, usub Putin. Isegi kui see tähendab, et veelgi rohkem Venemaa noori mehi Ukraina kaitse vastu puruks lüüakse. Mashevet ütleb 29. märtsi Facebooki postituses, et Venemaad on juba sunnitud hakkama vägesid välja tõmbama sellest, mida ta nimetab oma mobilisatsioonireserviks okupeeritud Donetski ja Luhanski piirkondades. Need on sõdurid, kes pidid tõenäoliselt jääma okupeeritud piirkondadesse palju kauemaks, võib-olla selleks, et olla täienduseks, kui kindlusvööndis on läbimurdeid saavutatud. Aga neid saadetakse juba lahingusse, nagu ka Vene vabatahtlike ründekorpust. Teisisõnu, Venemaa saadab kevadpealetungi esimestel nädalatel lahingusse rohkem sõdureid, kui ta algselt kavatses, sest ta kaotab rohkem vägesid, kui ta ootas, ja ei saa nende kaotuste eest praktiliselt midagi vastu. Tulles tagasi rünnaku juurde mõlemast otsast, tahab Putin sooritada klassikalise tangmanöövri. Rünnates 2 erinevast küljest surud vaenlase nurka, sundides neid mõlemalt poolt kaitsma, samal ajal kui sa nende vägesid järk-järgult vähendad. See on sõjaline strateegia, mis on sama vana kui sõda ise, ja just seda soovib Putin saavutada kahepoolsete rünnakutega kindlustatud vööndi põhja ja lõunaosas. Aga kindlustatud vööndi lõunaosas, eriti Limani ja Konstantinivka ümbruses, pole need edasiliikumised, mida Putin lootis näha, toimunud. Ilma nende edasiliikumisteta ei saa tangmanöövrit ellu viia. See on jätnud Putini raske valiku ette. Kas ta loodab oma juba ebaõnnestuvatele vägedele kindlustatud vööndi lõunaosas? See tundub olevat halb mõte ja just neid vägesid kulutatakse ilma igasuguse eduta. Või saadab Putin mõned täiendused 3. ühendvägede armeest, mis on vähemalt põhjas saavutanud mõningast edu, kuigi on nüüdseks peatunud. See pole samuti hea valik. Iga sõdur, kelle Putin põhjast ära saadab, on sõdur, kes ei saa kaitsta Venemaa positsioone. See annab võimalusi Ukraina vasturünnakuteks. Samal ajal tähendab 3. ühendrelvaarmee nõrgestamine seda, et nende juba niigi nõrgad pealetungid muutuvad veelgi nõrgemaks või ei toimu üldse. Nii et nädal aega kestnud edutuse pöördumist ei tule. See ongi see, mida me mõtleme, kui ütleme, et kindlustuste vöö on Venemaa pealetungi peatanud. ISW ütleb, et vähesed edusammud, mida Venemaa on saavutanud, võiksid toetada operatsioone Lehmani ja Konstantinivka suunal, kuid need pole kaugeltki piisavad, et seda teha ja samal ajal liikuda Slovjanski poole. Putin peab valima ühe või teise ja mõlemal juhul saadab ta oma sõdurid surmalõksu, mis on juba põhjustanud Venemaa kaotuste hüppelise kasvu kevadpealetungi esimestel nädalatel. Kindluste vöö peaks selle lähenemisega langema, kuid see tundub üha ebatõenäolisem, eriti kui eesmärk on, et see vöö kukuks kokku 2026 aastal. Kevadpealetung on juba kokku varisemas ja kui Putin oleks tähelepanelik olnud, oleks ta võinud seda ette näha. Enne kui me sellesse sügavamale läheme ja paljastame pöörase pöörde, mis muudab kogu selle olukorra Putini jaoks veelgi hullemaks, teeme kiire pausi, et meenutada. Te vaatate saadet The Military Show. Me anname teile kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui leiate kanalist väärtust, siis ärge unustage tellida, et olla alati samm ees. Praegu on Putin oma läbikukkuvate vägede peale raevunud. Aga ta peaks iseenda peale veelgi vihasem olema, sest seda kõike ennustati juba kuid enne seda, kui Venemaa üldse alustas kevadrünnakut, mis pidi kindlusvööndi 2026 aasta lõpuks kokku varisema panema. Kuidagi pole Putin pärast enam kui 10 aastat kindlusvööndi vallutamisel läbikukkumist ikka veel aru saanud, et see pole ülesanne, mida tema väed suudaksid vähem kui aastaga täita. Ja taas olid need ISW, täpsemalt 2 nende Venemaa uurijat, Jenny Olmsted ja Jessica Sobieski, kes sellele juba 18. detsembril tähelepanu juhtisid. Nad märkisid, et tol ajal oli Venemaa endiselt keset 22 kuu pikkust kampaaniat, mille eesmärk oli vallutada Pokrovsk-Mirnora.
See üksi oleks pidanud olema Putinile vihjeks, et palju tugevamalt kindlustatud vöönd, mis on tal sihikul, ei saa olema kaugeltki kerge võit. Mis puudutab kindlusvööndi langemise aega, siis Duo väidab, et 2026 aasta on parimal juhul liiga ambitsioonikas. Vene väed ei suuda tõenäoliselt vallutada kogu Donetskite kindlusvööndit enne 2027 või 2028 aastat, eeldades, et Ukraina rahvusvahelised partnerid jätkavad Ukraina toetamist, ütles Duo detsembris. Mida me nüüd kevadpealetungi esimestel nädalatel näeme, on see, et see ennustus saab peaaegu kindlasti tõeks. See pole täielikult Putini läbikukkumine, kuigi tema ja tema sõjaväejuhid on osutunud ebapädevateks. Venemaa kulutas suure osa 2025 aasta teisest poolest kevadpealetungiks valmistumisele, mitte ainult rünnakutega Pakrovski ja Mirnoradi piirkonnas, vaid ka territooriumi hõivamisega Ukraina lõunaosas. Mõte oli luua lõunapiirkonda puhvertsoon, mis takistaks Ukrainal reservide suunamist kindlusvööndi lõunatippu, mida Venemaa kavatses rünnata. Mõnda aega näis isegi, et Venemaal oli õnnestunud see plaan ellu viia. Kuid juurdepääsu kaotamine ebaseaduslikele Starlinki terminalidele, mida Venemaa oli suure osa sõjast kasutanud, tähendas lõunapoolse positsiooni hukku. Alates jaanuari lõpust on Ukraina korraldanud lõunas vastupealetungi, millega on vabastatud kuni 400 ruutkilomeetrit ehk umbes 154 ruutmiili Venemaa poolt okupeeritud territooriumist. Igasugune puhvertson, mille loomist Putin lootis, on purustatud. Nüüd peab Venemaa saatma ka reservid Ukraina lõunossa, et proovida vastupealetungi tagasi tõrjuda, mis tähendab, et veelgi rohkem sõdureid, kes olid mõeldud kindlusvööndi rindele, ei täida enam Venemaa algset eesmärki. Lisaks, kuna puhvertsoon on kadunud, on Ukraina raiunud tee kindlusvööndi lõunaküljele, mis aitab seletada, miks Venemaa väed selles piirkonnas nii halvasti hakkama saavad. RBC Ukraina märgib, et Donetskist Ukraina lõunaossa saadetavad sõdurid ei ole tavalised reakoosseisu jalaväelased. Eliitüksused ja dessantväelased on saanud ülesandeks tagasi vallutada territoorium, mille Ukraina on vabastanud. Mida see jätab Venemaale kevadpealetungi ajal kindlustusvööndi vastu? Liha, kahuriliha. Sõdurid, kellel on vaevu mingit väljaõpet ja veel vähem strateegilist taipu, keda lihtsalt saadetakse surema kindlustuste vastu, milleks nad pole kuidagi valmis. On põhjus, miks Venemaa just purustas oma enda kaotuste rekordi 1 päeva jooksul. Ja tõenäoliselt näeme selle rekordi purunemist veel mitu korda enne kevade lõppu. Kui Putin vaatab, kuidas kindluste vöönd peatab iga Venemaa rünnaku, küsib ta endalt, mis valesti läks. Ukraina, tehes lõunas ootamatut, mängis oma rolli ja Putin on liiga egotsentriline, et uskuda, et ta võiks olla midagi vähemat kui strateegiline geenius. Aga ta ei näe seda osa, mida tema ja tema Kremli kaaslased selles kõiges mänginud on. Aga probleemide taga, mida Venemaa lahinguväljal kogeb, peitub veelgi suurem küsimus, millega Putin peab tegelema. Venemaa sõjablogijad pöörduvad tema vastu. Ja üks neist on üks mõjukamaid propagandiste, kes Putinil tema Venemaal baseeruvas desinformatsiooniarmees on. Vähehaaval liigub eelis meie vaenlaste poole. Seal töötavad väga kogenud mehed. Nad on kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid. Nad teavad, kuidas asjad toimivad ja nad töötavad selle nimel, et ära kasutada oma tehnilist üleolekut. Need olid Juri Podoljaka sõnad, kui ta hindas seni rünnakut kindlusvööndi vastu. Et mõista, miks see konkreetne propagandist nii oluline on, peate teadma, kes ta on. Podoljaka oli endine Ukraina kodanik, kes 2014 aastal Putini esimese agressioonikampaania ajal Ukraina vastu vandus truudust Venemaale. See teeb temast Putini jaoks ideaalse tüüpi propagandisti. Kes oleks parem kui endine ukrainlane, et rääkida Venemaa rahvale, kui õigustatud on Putini sissetung? Ja umbes 4 aastat oli Podoljaka, kellel on 2,7 miljonit YouTube'i tellijat ja umbes 2,8 miljonit jälgijat Telegramis, just see, mida Putin soovis. Mees, kes tagus propagandatrummi tohutu publiku ees kuni eelmise talveni, kui ta ennustas endiselt Ukraina sõjaväe vältimatut kokkuvarisemist. Aga nüüd on üks Venemaa juhtivaid sõjablogijaid pöördunud oma rahastaja vastu ja kevadpealetungi läbikukkumine on selle põhjuseks. Siiski ei pruugi ähmased kommentaarid Ukraina tehnoloogia ja strateegia üleolekust tunduda maailma suurima reetmisena. Võiks isegi väita, et Podoljaka üritab oma panuseid hajutada ja saada hästi läbi riigiga, mille ta aastaid tagasi reetis. Kuid te pole veel kuulnud, mida see sõjablogija ütles kevadpealetungi saatuse kohta. Kahjuks arvan, et lähikuudel ei suuda me seda olukorda muuta. Me lihtsalt ei saa meie suureks õnnetuseks, kuulutab propagandist. Ta lisab, et Venemaa peamine jõupingutus peaks praegu olema suunatud Ukraina vastu, kuid on raske näha, kuidas see jõupingutus võiks õnnestuda. Venemaa, ütleb Podoljaka, kogeb suuri kaotusi, kui ta üritab kindlustatud vööndit murda. Ukraina tehnoloogiline ülekaal on liiga tugev. Ukraina on hakanud korraldama rünnakuid Vene tagala vastu okupeeritud Donbassi piirkondades, mille on võimaldanud Ukraina uued keskmaa droonid.
Need droonid hävitavad praegu Vene õhutõrjesüsteeme ning hävitavad okupeeritud piirkondades võtmetähtsusega sõjalisi sõlmpunkte. Podoljaka ei ole ainus Putini endistest toetajatest, kes on Venemaa presidendi vastu pöördunud. Ilja Romõzlo, kes on aastaid olnud Venemaa naabrite üle domineerimise pooldaja, on samuti Putinit reetnud. Me kõik arvasime, et Putin on Vene maade ühendaja ja nüüd oleme jõudnud selleni. Verised rünnakud, lepinguliste sõdurite meelitamine pettusega ja palju muud, on Romõzlo öelnud. Ta nimetab Putini sissetungi tupikusse viivaks sõjaks ja ütleb, et see võib kesta veel aastakümne. Kõik selleks, et rahuldada mehe ego, kes ei suuda tunnistada, et pole suutnud ühtegi oma eesmärki saavutada. Lõppkokkuvõttes ei ole Vladimir Putin legitiimne president. Vladimir Putin peab tagasi astuma ja teda tuleb kohtu alla anda kui sõjakurjategijat ja varast. Elagu vabadus, kurat võtaks, hüüab Romõzlo. Need on inimesed, kes on aastaid ajanud Kremli joont propagandarindel. Nüüd ütlevad nad sõna otseses mõttes miljonitele inimestele, et Venemaa on läbi kukkumas ja Putin on nõrk juht. See on Putini jaoks suurem probleem ja seda toidab see, mis praegu Ukrainas toimub. Kui möödub veel nädalaid minimaalsete edusammude, suuremate kaotuste ja ilma kindlustsooni läbimurdeta, hakkab Putini strateegiline saamatus teda lõpuks kummitama. Ta püüab need hääled vaigistada. 2025. Aasta lõpuks oli Kreml juba hakanud Venemaa sõjablogijaid maha suruma ning Putin on sellest ajast alates astunud samme, et Venemaal internet sulgeda, nii et kättesaadavad oleksid vaid riigi poolt heaks kiidetud ja kontrollitud allikad. See ei muuda kaotuste arvu Ukrainas. See ei muuda midagi läbikukkunud kevadründe osas. Kui Putin karmistab Venemaal režiimi, muutuvad tema vastased hääled veelgi valjemaks. Mis puudutab kindluste vööndit, siis see teeb seda, mida on teinud vähemalt 2014 aastast alates. Seisab vastu Putini agressioonile. See, mida Kreml arvas kestvat vaid mõne kuu, võtab parimal juhul aastaid ning see maksab Venemaale juba praegu palju rohkem, kui peaks. Venemaa seni surmavaim päev. 2026 aastal on juba möödas ning siit edasi läheb olukord ainult hullemaks. Oleme juba analüüsinud, mis juhtus Venemaaga 17 märtsil. Samuti seda, kui halvasti läks Putini vägedel sel nädalal, kaasa arvatud sellel saatuslikul päeval. Kui soovid rohkem teada saada, mida Ukraina on teinud Venemaa kevadrünnaku peatamiseks, vaata meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show, et saada rohkem ülevaadet sellest, mis Ukrainas kohapeal toimub. Aitäh vaatamast!